alustame saatega Vabavisked. Millest see Vabavisked räägib? Selle saatesari räägib siis suurfilmi Kalev tegijatest ja näitlejatest ja kõigest, mis selle filmiga on seotud ja tegelikult on intervjuusid palju. Jah, intervjuu saade, saame kokku filmitegijatega, räägime teisi filmitegijaid taga, kes olid filmiga seotud, kes võib-olla ei olnud filmiga seotud, istume näitlejatega maha, räägime teisi näitlejaid. Gossipid tuleb. Gossipid. Rõvedusi, kõike tuleb. Sellepärast vist meid, Kaarel Nõmmikut ja Mattias Naani palgatigi, et see oleks lihtsalt tavaline kuidas siis oli filmi teha? Räägime. Joo. Teine osa, külas on meil Veiko Porkanen. Kes mängis siis, on meeles? Juba läks, just ütlesid. Rauno Pehka, jah? Rauno Pehka. Veiko Porkanen kehastab Rauno Pehkat. Vabavisked. Vabavisked. Sulatame hääd, hei. Tšau. Tšau, Kaarel. Veiko. Nii ilus truun. Ma panen oma asjad siia ära. Ma istun siia või? Jaa, sul on ekstra, me teime täna. Mikri võid tõmmata nüüd nagu rusikat, rusika pikkus oleks siis mahema umbes. Jah. Võtetest on väga palju aega möödas. Jaa. Kuidas siis oli? Ai, me räägime tegelikult muust asjast isegi rohkem. Isegi mitte korvpallist, ma loodan. No, ei no, räägime, sina pole ka filmi näinud, on ju? Ei ole. Me ka ei ole. Vist on hästi. Ai. Väga high-tech on siin kõik. Välfilmi budget reits. Nii, tere Veiko. Tere Veiko. Tere. Alustame, ütle kaamerasse, keda kehastasid, mis filmis sinna? Mina kehastasin filmis Kalev tegelast nimega Pehka. Selge, eesnimi? Veiko. Ja enda oma? Rauno. Okei. Oota, ma printsin välja alati iga näitles, mina näitlejaid nagu ütle mulle ausalt nagu ei teagi kõiki. Ei tea, see on täiesti ei saagi teada ju kõiki. Kõiki ei saa teada. Varasti oli Mikk Mikiver, Arne Üksküla, nii lähed teadlasi tead rohkem polnud Karga oli ka Kark, ja rohkem kõik. Maria Klenska selge, sa tead, mida sa saad. 20 minutit nii. Võib-olla tuli Tõnu Oja, mingid nipet-näpet. Nüüd lähed fucking Viljandi kultuurikolledž, siis on see EPA õpetab näitlejaid juba, siis mis see Audente, see mingi igast koolist tuleb ikka näitlejaid. Mainori näitlemiskallakuga EPSis on mingi, majandusnäitlejad nagu. Aga, oota, sorry, ma printsin välja iga kord, et jääks meelde. Nii, see pilt oli Google'ist. Näitleja lõbu kaameras. Ilus pilt, tegelikult suht sarnane. No originaalis on isegi parem, kui see Tahma printeriga välja prinditud. Meil on, sest meil on nagu 91. Film tuleb ka vist mustvalge, on ju? Ei, aga lihtsalt 91. aastal oli Google mustvalge veel. Nii, ja siis on Pehka. Eks vaata ise otsustab, kas on sarnane. Kas sa seda, sinna kaamerasse see sama nägu saad teha korra? On küll sarnane. Siit tuleb thumbnail, ma arvan ka. Aga ma tahtsin korraks täiesti või nagu mõnes mõttes puffiks, on ju, et ma googlesin sind enne, on ju. Ja ma nägin, milline keha sul on, on ju. On nagu väga hea keha. Tõesti, ta on mingi Tõesti. Mingi etendus oli, kus ma vaatasin ka, kuidas Kaarel vaatas. Ma loodan, et ei kuritarvitanud neid pilte. Ei, selles mõttes ma olen ette. See on naine ja lapsed, aga lihtsalt mulle meeldib, ma olen esteet, ma saan aru, kui mehe keha on ilus, mis on nagu... Äkki ta mõttes kuritarvitamise all seda, et ta illegaalselt ei alla laadinud, et miks see kohe nagu... Seal on õigused, igale seal on õigused. Ega ma mingi... Nii. Sa tõstsid, see oli mingi Tarsani moodi riietus või mingisugune riietus oli? See on jah, sellest minu esimesest Vanemuise lavastusest ilmselt. Tarsan oli nimi? Ei, lavastuse nimi oli Armastan, armastan, armastan ja mängisin seal koeras, oli koera kostüüm. Okei. Siis sa lihtsalt võtsid mingid pastakat maast pildi peal ja muskil oli nii pingul nagu. Sa koera mängisid või? Kas sa siit pidid punaseks võppama? Huulepulk pidi väljas. Kohe käest ära.
Ice breakimisega te saate väga hästi hakkama igatahes. nii, et küsime, palju asju läheb välja ka, et kui see koera roll, see lasteetendus või? Ei, see oli selline ülepaisutatud muinasjutt oli see. See oli armastuslugu. Gruusia lavastaja käis meil tegemas seda asja. Okay. Aga mitte Gruusia lavastatud armastus näidendist ei tahtnud me rääkida, vaid ikkagi filmist Kalev. Vaatasin nagu ette valmistusi, me veidi pidime tegema, et ma loen nüüd maha sinu selle, mis see filmi inimestel, mitte diskograafia, vaid filmograafia. Nii, on ju filmid Mustalpinist, Sangarid, Johannes Pääsukese Tõeline elu, Kalev, Kuulsuse narrid. Ja kõik need filmid on nagu inspireeritud tõesti sünd lugudest. Välja arvatud Kuulsuse narrid, see on inspireeritud sellest esimesest filmist, ma arvan, põhimõtteliselt selle filmi koopia siis vist. Etendus. Raamat ja siis etendus ja siis Pornhöhe raamat. Pornhöhe.com. Okei. Point on see, kas on see teadlik valik olnud või lihtsalt satub sülle, mis on asjad nagu veits baseeruvad mingil tõesti asjal, et miks fiktsioonist kaugele hoiad ennast? See ei ole nüüd minu vaba voli, mulle lihtsalt visatakse ette selliseid projekte, mis baseeruvad tõesti sündinud asjadel ja siis mul on lihtsalt ilmselt mingisugune aura joon, mingisugune päriselu tegelaste mingi tüpaaž on mul. Aha, see on jalad maas. Need on siuke jalad maas. Voidkade film. Aga jah, Voidkad oleks okei, aga kui tuleb Voidkad in space, siis on nii, et siis ta ei taha tulla. See oleks too much. Too much. Aga me igalt külaliselt küsime, et miks on sellist filmi nagu Kalev? Miks on seda lugu vaja jutustada just 2022. aastal Eesti inimestele läbi kinoformaadi? Hea küsimus. Ma arvan, et see lugu minu arust on päris lahe, kogu see nende see pürgimine meistriks ja lõpuks kuidas nad siis sinna ikkagi vastuolus Eesti rahvale nad ikkagi nagu teevad selle asja ära ja kuigi seal alguses peetakse neid suurteks reeturiteks ja et nad lähevad Nõukogude Liidu meistrikatele, et siis lõpuks, kui see võit ikkagi koju ära tuuakse, siis on nagu nad nii tehtud mehed, et vähe ei ole. Aga minule üldjuhul lihtsalt meeldib selline hetkel vist selline spordi nagu boostimine, mis minu arust on noorte seas võib-olla mulle tundub või lihtsalt nii palju, kui ma olen, ma ei tea, näinud nooremat põlvkonda ringi liikumas, siis enamus neist ikkagi kulgeb tõukeratastega, mis ei ole enam kondimootoril, vaid panevad elektriga ringi, et see vöökoht lastel nagu kasvab kogu aeg, et siis mida inspireerivam on see spordi tegemine, siis seda nagu toredam minu arust nagu seda sõnumit võiks ta küll nagu kanda, et lihtsalt sport jõuaks noorteni. Ja just eriti siis nagu tõuksikoss võiks tulla siis varsti. Tõuksikoss oleks väga. Ma nägin üks päev siin mitu nädalat tagasi või kuu tagasi nägin Kalamajas, sõitsin rattaga ja siis nägin, kuidas üks noor kutt sõitis oma elektritõuksiga hands free täiesti, tal oli telo käes, aga tal oli nagu kõhuvolt oli nii suur, et ta hoidis nagu seda lenksu endal selle kõhuvoldi all ja siis tal oli käed olid vabad nagu samal ajal telos olemiseks. Et see oli selline minu jaoks ikkagi siuke nagu murdekoht. Mina olen näinud seda nagu positiivse asjana, sest et nagu kui räägitakse, et ühiskond vananeb, on ju.
et siis nagu noored löövad massiga selles mõttes. Et nagu kilodes on sama palju inimesi. Ei no ses mõttes mina ise noorena olin ikkagi pigem siuke chubby kid, siis tema ka. Ma olin ka. Kas saaks mõlemast pildid panna siin? Oi, issa, ma olin nagu, mitte väga chubby, tänapäeval ma oleks nagu kõrend. Lihtsalt, okei. Ma olin lihtsalt nagu siuke. Aga siis sa ikkagi tead seda nagu kleenukeste vendade nagu viha selle natukene, kes on rohkem ponsikuid söönud poisi poole nagu, või seda nöökimist ja kõike seda. Seal alati oli see, et muidu me olime homid, aga siis kui oli vaja, siis see kaart võeti väga kiiresti. Nagu, seal on mingid omad plussid ka, aga üldjuhul neid plusse oli vähem. Ei, no mõtlengi, et alati oli, kui oli mingi mölist midagi, siis on paks mina koju, vaata, et sa oled muidu sõber, aga siis kui oli mingi piif tekkis, siis tuli see kaart, et sa oled nagu, nagu. Mul ei olnud pinginaabri vastu midagi muud kasutada kui see, et tal oli Sabarožets oli ta isal veel sellel ajal nagu mis oli siis enne milleeniumit veidi või 90 keskel. Ja kui me tülli läksime, siis ma mõnitasin lihtsalt isa autot ja mul on iga nagu vahel ma ei saa und, sest mul tuleb meelde mingi 4. klassi tait lihtsalt ütleb, ja su isal on saba. Lihtsalt täiesti idioot. Aga sa sportis lapsena ei teinud? Ma olen vist selline traumadega lapsepõlv, et minu spordikogemused lõppesid alati mingi traumaga või nagu mitte minu traumaga, aga siis mingisuguse ebameeldiva kogemusega, mis kuidagi ei inspireerinud enam spordiga tegeleda. Keegi jäi su alla natuke, vaata paksu poisi alla. Ei, mitte päris nii, aga ma ikkagi põhikoolis hakkasin kergejõustikuga tegelema ja siis ma hakkasin näitlemisega tegelema, siis ma läksin jälle paksuks ja siis pärast seda, tuligi Kalev. Aga sa Pehkaga näost näkkuga kohtusite või kuidas teil see valmistusprotsess käis, et nagu, kas te päris nende tüüpidega kokku ka saite? Meil oli mingit videomaterjali ja nii palju, kui ma ise suutsin kuskilt välja kookida ja siis Kalevi film oli väga palju abiks. Milline Kalevi film? No see dok nii-öelda selle nende võidust tehtud, mis on Kalevi kuld something. Kuldkarikas 91. Ma ei mäleta, mis selle asja nimi on täpselt. Aga see Pehkat isegi ei jälitanud nagu salaja, et äkki vaatan kuidas. Kuigi mul oli see võimalus, aga ma kuidagi hoidsin tol hetkel eemale. Ma tean, et mõned poisid said oma reference-tüüpidega kokku küll. Aga sul seda ei olnud, et need mingid põhimõtte pärast, et ma ei vaata, et ma teen oma moodi, ma teen hoopis teist moodi. Ma ei julenud. Ei julenud. Sest ta oleks äkki kohe nagu mingi. Öelnud sina. Pehka, kusjuures. Siit ei ole lootustki mingit Pehkat saada ja siis ma oleks nagu, mis ma nüüd teen siis? Kuidas ma selle projekti nüüd lõpuni pean tegema? Oleks olnud kogu aeg häbi silmis ja. Mis ma üldse? Aga ma loodan kohtuda temaga äkki filmi esikal või kuidagi niimoodi. Siis meil on pikalt rääkida. Panen silmad kinni, nagu mõtlen. Ma ütlen, kui me oleks Rauno Pehka sinu asemel. Et kui oleks siin, jah. Jah, siuke nagu, et ei ole mingi reits pulli vend, aga samas siuke muhe. Soe. Ma saan aru, et te olete kohtunud Pehkaga. Ei, lihtsalt mul lapsepõlvest meeles see Eldorado ikka, kui oli Kossu mängid, siis paksud või korpulentsed arvokralliga ikka puu. Kuigi see jälle siuke vend, see ei ole vist, et Hawaii särk seljas ja hakkaksid neid mingid. Mul nagu, see oli EOE-gald, ma olen sassi. Tegi Eldorado-t oli tema. Jah, vist oli. Seda ei teagi või? Ma ei ole nii täpselt süübinud muusikukarjääri, sest kahjuks kärbiti filmist kõik need Balalaika stseenid välja. Okei. Mattias, kas ma võin küsida järgmise küsimuse? Nii, küsi. Me kuulsime veel teise asja, nii. Et sa said lapse selle. Ja. Kuidas see filmimise käigus lapse sünd, kuidas see mõjutas üldse seda filmi tegemise protsessi, kaua sa eemal said olla, kaua Ove lubas sulle eemal olla? Meil olid võtted
Lätis siis just ja me olime tegelikult niimoodi välja arvutanud täpselt, et sünnikuupäev oli paika pandud 10. august, aga siis ta sündis ikkagi 1. augustil ja me olime Riias, me tegime, tähendab, mina sain selle rõõmsa telefonikõne öösel millalgi hotellis ja siis no ühesõnaga, ega ma enam seal mingit und väga silma ei tulnud ja ootasin paaniliselt, et millal siis hommikusöögi aeg tuleb, et saaksin minna režissöörile rääkima, et ops, et selline lugu, et paaniliselt vaatasin järgnevate päevade call sheet'e ja asju, et mis stseenid seal kavas on, et kuidas on, kas äkki on võimalik midagi. Ja siis õnneks mulle selline erand tehti nii, et ma sain 1,5 päeva sain olla ikkagi Tartus siis naise ja lapsega. Nii et suht hästi ikkagi. Kuigi ma ei jõudnud sünnitusele, aga ma olin ikkagi jõudsin niimoodi, et jõudsin sünnitusmajja nii, et jõudsin veel rahulikult käia poes, võtta naisele lilled ja siis nagu õige mees astusin siis nendest ustest nii-öelda sinna palatisse sisse, siis kui oli kogu action oli juba lõppenud ja laps oli ilusti emal rinna peal. Ja nagu vanasti. Jah, et selles mõttes isegi hästi, et ma tegelikult hakkasin Riiast selle teadmisega sõitma, et mind võib-olla üldse ei lastagi nagu haiglasse, et ma siis lähen nagu ramirenti, võtan tõstuki, et ma saaksin nagu akna taha siis ilmuda, sest meil oli see Covidi piirangud ja värgid olid siis täpselt. Siis oli Covid. Ja mina ei saanud teise lapse sünninud üldse. Ei saanud üldse? Ei, me olime lihtsalt, ei kuskil ei saanud teha. Nagu sinu teine või lihtsalt mingi teine laps? Ei, minu. Vaata, kas sa ütlesid, et sa ootasid, et saaks ovelt küsida, et kas sa võid korra ära minna. Kas sa siis eirasid lihtsalt vaata ja kuule ja filmiplatsil on, kuna ma olen seal veidi olnud, on ju, et filmiplatsil on ikkagi kindel hierarhia, et oma aja asju nagu lavastajad ei sega oma aja asjadega. Aga kas sa olid ovega piisavalt juba nagu sõbraks saanud, et ma pigem ütlen talle? Siis ei olnud veel nagu võttepäev alanud, see oligi nagu selline hommikusöögi lauas, tal oli veel võileib otsapidi suus, kui ma läksin nagu selle jutuga ja siis ta oli nagu aga siis ma pidin ikkagi tegema nagu pool päeva ikkagi seal koha peal ära, nii et ma olin ikkagi tegime ühte sellist võttepäeva, kus me tulime kuskilt mängult olime lennujaamas nii-öelda, mida me feikisime seal Riias mingisugusest teatrimajas vist oli see äkki. Ja siis me tegime sellist lennuki pealt nagu maha kõndi või siis mööda neid lennujaama koridore, kus siis terve meeskond on siis nagu tuleb nii-öelda lennuki pealt maha ja siis ajakirjanikud püüavad nad kinni ja siis küsivad, kuidas neil läheb ja nii edasi ja siis ma lihtsalt lonkisin seal teades, et aeg tiksub ja mida aeg edasi, seda rohkem ma näost ära vajusin, et kas see ei lõppegi kunagi ära ja millal ma minema saan. Aga stseeniga läks kokku see emotsioon või pidi olema just õnnelik trepist alla tulek? No ma arvan, et see läks kenasti kokku. Okei, ma vaatan selle pilguga vaatame siis. Ma tahaks ise väga näha seda. Me ei ole näinud seda filmi, allfilmi selle vesimärgiga, me ei ole näinud seda. Ei ole. Ei ole linki ka, et sulle saate. Aga ma olen... Te olete näinud või? Ei ole, me ei ole üldse allfilmi vesimärgiga. Me ei ole midagi näinud, me oleme ka teed puhas leht. Üldse ei saa, mis Rauno-Pekka. Ei seal, me ei ole näinud küll seda, aga ma olen kuulnud lihtsalt, et see päev, kui sa läksid sinna last vaatama, et Ail Lutsepp mängib seda Pekat natuke hästi vähe. Ei lihtsalt nagu me oleme... Ail Lutsepp on kukana. Lihtsalt postis võib-olla midagi asendatakse. Aga hästi palju, me oleme kuulnud, et hästi palju Eesti näitlejaid, noori näitlejaid just, ja ka vanu on paha, nagu solvunud olnud. Et mis asja see
see, mis, sa lõpetasid lavaka ikka, no, et no okei, sina veel võid mängida, aga mingid sealt Viljandi kolledžist mingid tüübid tulevad ja kurat. Kultuurikeskuse. Ja Peterson, kurat, pole üldse haridust olnud nagu ja noh, et nagu hästi pahased ja just, et oligi Ain Lutsep, kes oli vihane, et teda ei võetud, Jaan Rekkor ja siis Tõnu Oja. Need on hästi pahurad olnud, et nad ei saanud nagu Tõnu Oja perfektne, Tiit Sokk. Tõnu Oja. Mõtled Tiit Sokk, Tõnu Oja, no lihtsalt natuke mink ja. See oleks Rein läkski parem või Peeter Oja. Minu arust Tõnu Oja käis küll kuskilt sealt läbi ka ikkagi Kalevi. Casting ukse taga laamendumas. Mulle midagi seal, ma ei tea ka. Ja kellega sul kõige, said sa kellegagi seal sõbraks, kellega sa enne ei olnud liiga palju nagu kokku puutunud äkki või? Kui teil oli nii mingid trennid ja, või te pidite trenne ka eraldi tegema COVID-i pärast? Minu jaoks oli terve meeskond ikkagi pigem uued näod, jah. Noh, selles mõttes ma teadsin ikka enamusi, aga sellist nagu sõbraks saamist, no selles mõttes päris pikk periood ja selles mõttes sai seal pingi peal ikkagi kurta küll, kui taas jälle tagumik valutab ja et tahaks juba platsi peale minna, aga veel ei saa. Okay. Kas see korvi puudutasid ära? Ei, kuigi see võistlus oli kogu aeg, aga ma nii kõva vend ei olnud kahjuks. Kes sai? Sarv lihtsalt. Sarv äkki sai, Kartau sai minu arust, Sagor ja äkki Maaten ka või? Okei. Maaten peaks ju muidugi, tema vist oli. No ta on meil kõige professionaalsem korvpallur meeskonnas. Ja, see on see vegan, jah. See on, kes meil homme tuleb. Jah, just. Või mingi teine päev lihtsalt nüüd, et me järjest teeks neid. Aga ma ei ole nagu seda filmi näinud, aga ma arvan, et need on väga realistlikud, need korvpallimatšid. Need on tõesti, et väga et nagu kindlasti toovad ihukarvad püsti ja see muusika, mida me ei ole kuulnud. Me ei ole kuulnud, mis see Silmer tegi. Jah, tõesti väga põnev tundub, aga mul midagi oli veel. Kui vana laps on praegu? Saab 2 kohe, 1. august. Ja poiss või tüdruk? Poiss. Cool. Kuulsite seda siit esimesena. Rauno Pehka on ka, tuleb välja, et siuke väike hurmur laulja. Oskad sa ka mängida pilli ja laulda? Ei. Ma olen küll üritanud õppida, aga minus ei ole piisavalt seda järjepidevust. Ehk et kui nagu öeldakse, et kui leping on tehtud, siis tuleb järjepidevus, et lähed siis kossutrenni ja et põhimõtteliselt kui keegi ütleks, et mängi praegu saja Pehkat ja siis on nagu, et leping, et sa pead siis oskama kitra. Tuleb leping, siis peab õppima, jah. Kalev 30 aastat hiljem Kalevil episoodiline film. Kui mulle antakse õpetaja selle peale ja kohustus on mingi hetki ikkagi pilliga esineda, siis küll ma hakkama saaksin, jah. Ma arvan ka, mis seal on nagu keelt ja mingid lihtsalt. Ma pakuks Gunnar Grapsi eluloo film. See oleks päris raju, kuigi minu hääl ei võta vist välja nii kõrgeid otsi kahjuks. Raudmees! Jah, see on päris hea. Raudmees! Sul on lootust rohkem. Ja ma tahtsin lapse kohta küsida, et kuidas, sul on üks laps, jah? Ma ise ongi 2 last, 24 ja noh, Mati selle, ega ma muust ei räägi, kui raske see elu ikkagi. Ja kõik ma lihtsalt ütlekski, et kui sa oled nagu isa, siis otsi endale inimene, kes ei ole veel isa. Ja siis kurda talle ja eelda, et ta saab sust aru. Kuigi tegelikult on niimoodi, et vaikselt tuleb telefon alati välja. Et noh, selles mõttes, et kas on raske ka või oled sa see kaasaegne isa ka, kes nagu 50-50 üritab naisega vahepeal annab ise rindama. Me üritame 50-50, jah. Aga eks ikka on vahepeal raske, aga enamus ajast on ikkagi väga lahe. Kas me ütlesime, et see saate nimi on Intiimselt eraelust? On nimi? Või mis see? Ei, Karlil on veel igast pere küsimusi. Ei, minu jaoks on see hästi, et seks lastega on raske. Selles mõttes nagu, kui sul on lapsed, siis on nagu ei, ma saan aru küll su sellest. Et nagu
sellest jagamise soovist. Vahepeal on ikka vaja jah. Et selles mõttes ma loodan, et sul on hästi sellega. Eks ma saan ikkagi oma auru välja lasta, selles mõttes mul on ka omad sõbrad, kellele ma saan keset tööd, kui jälle magada ei saa, siis saan sõnumit saata. Sa ei ole Mattias ainukene, kes seda kannatama peab. Olge õnnelikud, et teil on need sõbrad, mina olen väga õnnelik. Mina Kaarli pealt ma loodan, et Kaarli see kogemus, mis ta praegu läbi elab ja mis ta mulle kurdab, õpetab mulle seda, milline mitte olla isana oma sõprade osas just. Et mina proovin, mina panen pudelile korgi peale, ma vingun ainult oma naisele. Sõbrad on nagu noorena. Ja miks sa mulle kogu aeg vingud oma mingid, mida ma üldse oma selle stand-up karjääriga teen, iga päev räägid seda juttu. Et balansis hoida asju. Ma olen 40 ja ikka kuidagi on meil kõik nagu teadnud 36 põhimõtteliselt, see läheb, räägib ise edasi. Ja, nii. Aga kas teil olid ühistrennid on ju? Meil oli niimoodi, et kuna mina elan Tartus, siis minul ja Reimo Sagaril olid Tartus enamus trenne. Meil oli nagu oma kossu treener, Raido Rebane. Okay. Mad respect. Ma tegin nagu... Ära kannatas sellised tüübid. Aga kas Sagor on ju mingisugune tippsportlane, kelle hobi on näitlemine, tundub veits füüsise järgi? Jah, nii võib ka nimetada, jah. Või see on hobi, see on jälle devalveerinud. Ta on väga fit. Ma arvan, et Kaarel sulle, kui sa hakkad guugeldama nüüd Reimo topless Reimo Sagar. Aga kas te nagu üks küsimus, mis ikkagi mul ka nagu on kogu aeg olnud, et võib-olla see ei lähe saatesse, võib-olla läheb, aga teil olid ikkagi ühis nagu need pesite ka ju ennast pärast. Et kellel oli kõiges nagu just see sääremarja nagu kõige suuremad sääremarjad. Seda nägite tegelikult platsil. See on säär või? Silme eest läbi kõik sääremarjad. Kas mõne tüübi puhul pead nagu nii ka tegema, enne kui sääremarja näed? Väga smoothilt küsisid selle. Okei. Ma ei tea ausalt öeldes. See võib-olla ei lähe sisse. Aga oli inimesi, kes olid ikkagi mures oma sääremarjade ja reite pärast. Aga hõbetoru juhuslikult. Ei paistnud. Ma kujutan, et Sagaril on jõhker see torso. Jah. Ei, ta tundub siuke. Ei, aga kindlasti jah. Kas sul trend tuli nagu koju ka kaasa COVID ajal, me kõik pidid nagu kodus veits tegema? Ja ma ikka korvpalliga kodus nagu põrgatamine ja kõik see on suht selline naabrite unelm, et siis seda nagu kogu aeg ei saanud teha, eriti COVID ajal. Aga siis ma ikka vahepeal käisin üksinda Kossu väljakul loopimas ja põrgatamas ja harjutamas oma neid uskumatuid oskusi. Me ei ole filmi näinud, aga ma arvan, et sa mängid väga hästi sealt seda Kossu. Tahaks loota. Nagu väga usutavalt. Aga kas sa arved, pidasid mitu COVID-testi sa tegid? Kusjuures see Kalevi periood minu arust ei olnudki kõige hullem. Mul on siin pärastpoole on seda ninasorkimist palju rohkem olnud. Siin eelmine aasta teatris ja nii. Et siin ju see kevadine aeg ja kõik see oli meil ka selline, et hommikul tööle vaatad jälle negatiivne, okei, siis saab jälle ühe päeva tööd teha ja... Mina üritan siiamaani maha jätta seda sorkimist. Ja ma siin tulin siia ka pakkaks ära. Leidsin, ta oli pikali siin käpuli vatitikkuda ja seda rimist ja lihtsalt nagu ma ei saa. Võimatu maha jätta seda. Aga mis rollid sul praegu teatris käisil on? Uus aasta tuleb selline suhteliselt rahulik. Meil on siin Reimo Sagar hakkab lavastama siin. Ta on meil selline lavastaja hakatis. Ja siis tuleb ühesõnaga uusi põnevaid asju. Ja kevadel tuli just välja Shakespeare'i Tõrksa taltsutus, mis on päris lahe.
Ma tean. Ta on... See on see Taani näitekirjanik. Jaa, ta on Prantsuse lütseumis käinud. Jah. Kas Ove kiusas ka? Ei kiusanud. Oli mõnus mees või? Ta oli väga mõnus mees, jah. Sest meil oli temaga üks Zoomi koosolek. Kõik nagu allfilmi, Madis, sa tead Tüür ja siis Margit ja Ove ja siis meil on ühine sõber on ju Winny Puhhi trummar ja siis tundus, et too pulli vend on ju tegelikult räägib väga tõsiselt oma teemast, et me ei teagi nagu ses mõttes ta on ikkagi, ta know-how on ikkagi on rets, jah. Nagu ütleks vanemad inimesed, visioonimees. Okay. Ta on ikka päris uskumatuid kaadreid ikkagi imeti sealt välja. Ma ei ole näinud, aga vist tõenäoliselt on. Ma kujutan vaimu silmas ette seda. Kraanad, särgid, värgid, see ikkagi oli väga äge oli seda kõike teha. Jah, et siis on ikkagi 2002, ei lihtsalt see ajastu teema ka, et olid need tankid Leedus, oli ju kattus selle vist jah, midagi see mängueelne aeg. Jah, seal oli kuidagi see asi küll, jah. Nagu päriselt tõsiselt rääkida, siis see relevantsus ka, üks asi on see, et lapsed on rämedalt paksud ja vaadaksid filmi, hakkavad trenni tegema, aga lihtsalt see kuidagi see õhustik on nagu midagi on nagu, kuigi tollal oli nagu lootust nagu rohkem, praegu on nagu veits nagu teistpidi jälle, nagu lootus on nagu, et tollal tundusid ikkagi, et perestroika, nii nüüd hakkab asi nagu paremuse poole, me veel ei teadnud, mingid tankid tulevad sisse, siin ei teatud, oli hirm on ju, nüüd on teadagi, mis olukord maailmas on, et selles mõttes ta nagu natuke ka seda teemat puudutab jälle, kindlasti. Et ajalugu hakkab nagu mingit pidi korduma või igasugune, või annab lootust kindlasti, ma arvan, see võit seal äkki kuidagi peegeldab siia aega ka praegu üle, jah. Aga kui vanna sa oled ise üldse? Ma olen 89 sündinud. Et 33. Jah. Et siis mängul ei olnud sa päriselt või äkki olid või? Ei olnud. Ma lihtsalt eelmine küsimus väga hea Urmas Otikas oli see nagu paralleel seda tänapäeva. Selles mõttes, jah. Väga hea küsimus. Kuidagi on see, et kõik tüübid, ma ei tea, see on off the script, nagu kõik tüübid käivad, ma vaatan sulle nagu otsa ja siis ma mõtlen, et ma mingi poisik intervjueerin siin nagu mingit näitlejat ja sul on ka 36 tundub nagu intelligente, selge silmaata, kes mingi 2 trossi siin on nagu, ma ei tea, ma arvan, see ikka peaks ka teatrisse minema äkki sealt tehakse mehi, nagu öeldakse, et sõjavägi ja see teeb nagu mehest mehe. Aga nagu tundub, et nagu teater teeb mehest nagu mehe. Kalevi film ja teater. Kalevi film võib teha küll mehest ikka. Ikka päris mehe. Okei, siis läheme rubriigi juurde. Üks rubriik on meil. Rubriik, sina teeb propiga nüüd. Jah, see on tegelikult see ei tähenda, et me lihtsalt, et oleks cool. Ja see on siuke, kuna sina tundusid, minu eelmine külaline tundus nagu popkultuurimees ja niimoodi veits on ja tegime popkultuuri siukse väikse kviisi, ma laulsin talle laule ja aga sinuga on nagu selline võib-olla veits isegi filosoofilisem ja rubriik lisaaeg Veiko Porkaneni. Nii. Mattiase küsida. Mina küsin, ma saan väga detailse sõnastusega, nii et ma loen maha nii. See küsimus eeldab siis väga pikka vastust sinu poolt, sellist filosofeerimist ja täida eetrit nii palju kui viitsid. Ja, nii. Impro. Kas Kalev oleks võitnud, kui kartul poleks Ameerikast Euroopasse jõudnud aastal 1565? Ma vaatan siit väga sisekit nüüd, või oli sisek või? No mõeldes ikkagi selle peale, et kartul on eestlase põhitoiduvara, siis ma arvan, et oleks olnud väga keeruline. Ma ei teagi, mis siis oleks laual olnud. Lihtsalt kruus, kes neid hambutuid korvpallureid ikka oleks tahtnud näha.
ühesõnaga ma arvan, et oleks väga keeruliseks läinud, sest ikkagi süsivesikuid on ju vaja kuskilt saada ja kartul, ma arvan, ikkagi oli põhiasi, kust neid ikkagi ammutati. Väga hea, väga ilus. Sevi oli tasemel. Sevi oli eluloo film. Jälle sobib perfektselt. Nii, järgmine. Sokk on jalakinnas, poolt või vastu ja põhjenda. Sokk on jalakinnas. Alusta siis kas poolt või vastu ja siis nagu väitlusgrupp. Ma arvan, et ma olen sellele vastu, sest kinnas ikkagi, ma pean siis silmas siin sõrmikuid, katavad ära kõik sõrmed, samas sokk tekitab lihtsalt sellise nagu käpiku efekti. Issand, kuidas teda vastab. Näed, ilus poiss, aga need aju on ka ikka. No ma arvan, et see lavakas. Kes see lavakas õppejõud oli? Peamine. Ma igaks juhuks ei ütle praegu nende vastuste peale. Kalle või mis see oli? Nüks või? Siis vist oli nüks veel. Ei olnud või? Oota, kes sul need kaaslased seal olid? Sul ei olnud ju Piusid, olid enne, on ju? Enne, jah. Sul olid siis, ma ei tea. Ühesõnaga on veel uurida seda näitlejate. Rea oli või? Jah. Oli, okei. Lest või? Jah. Chris Rea. Ojasoo oli meie kursuse juhendaja. Okei. Aga ega ta meid filosofeerima ei õpetanudki, meil on vaja ikkagi, oli vaja actionit. Te pidite ikka mingi mudas ja mingi rämeduse sees aelema seal peamiselt vere. Aga see tõid hea pointi, et nagu kindal. Kinnas on lihtsalt üldnimetus, on ju. Aga see võib tõesti sõrmik või laba kinnas olla, käpi, on ju. Aga sokil on varvassokid ja siis on lihtsalt sokk. Et ei ole nagu käpp-sokk või. Ikkagi ajastu mõttes, jah. Käpp-sokk või. Paljud olla sõrmikuid ikka enamus käpik, aga siiski, pöial vähemasti on eraldi. Ja siis on nagu labaku osa, on ju. Et siis sokk ikkagi on nagu ühine selline kasvuhoone nii-öelda jalaseenele. Ja kuidas ma räägin, kuidas Mattias mõtleb selliseid küsimusi, tal ei ole mitte ühtegi ideed. Nii 5 minutit enne saate algust, siis ta mõtleb Tiit Sokk. Sokk on jalakin. Ja siis ma ütlen, ära küsi seda. Minu arust on see väga okei. Ja. Seda saaks kindlasti edasi filosofeerida, aga võib-olla järgmine kord. Teil võib-olla mingi 8 mingi raadiosaade. Viker raadio. Kõik sina mõtled need küsimused ja siis venitume 4 tundi eetrit teis. Kuule, aga aitäh, et tulid. Tõesti oli mõnus sinuga. Ma loodan, et sa ei solvunud millegi peale, oli põhjust või? Vaatasin mul siukse näoga otsa. Ei, ja siis vaatasin.